Meie võttemeeskond seab ennast esimest korda paika Viimsi algusesse, kus on autoeksperdi kauplus. Siin tõepoolest me varem käinud ei ole, aga tuleme siia põhjusega. Nimelt on autoekspert võtnud endale südameasjaks rääkida mootorikettidest. Sellest väga palju Eesti inimene ja paljud autojuhid ei tea, et seda peab ka vahetama. Kui vanasti oli see long life ja eluaegne, siis nüüd teps mitte seda ei ole. Kuidas siis mootoriketiga käituma peaks ja kas peab ootama, kuni auto teeb mingit imelikku häält, et seda vahetama hakata? Sellest räägivad juba autoeksperdi spetsialistid lähemalt. Üks teema, millele roolivõim ei ole kahetsusväärselt tähelepanu pööranud, aga autoekspert on, ma saan aru, selle endale võtnud südameasjaks. Kui me tulime Viimsi esindusse, siis öeldi meile kohe, et me räägime mootorikettidest, sest see on asi, mis on ikkagi liiga vähe tähelepanu saanud. Nüüd on sul see võimalus. Mida inimesed mootoriketi kohta teavad või üldse ei tea? No mootorikettidega ongi see, et kui nüüd ütleme siin 20 aastat tagasi oli mootorikett, oli siuke asi, et keegi kunagi ei pidanud hooldama. Hooldusvärk, 500 000, keegi ei teadnud midagi selle vahetust. Sest tänapäeval kahjuks on asi jõudnud nii kaugele, et on ka juhtumid, kus on 100 000 sõitnud auto ja see kett vajab vahetust. Ja see ei ole üldjuhul nagu odav ega siuke lihtne töö. Aga seda kõike on võimalik vältida ja seda nii-öelda enneaegset vahetust. Ja teine siis ei pea olema nüüd nii ilmtingimata kallis ja õudne töö, et mida nüüd hirmsasti kartma peaks. Et on olemas nagu ikkagi nii-öelda odavamad alternatiivid ja on ka mingisugused nii-öelda tööpõhimõtted ja asjad, millest lähtuma peaks, et see asi ei muutuks nii-öelda peavaluks autoomanikule. No paljud autoomanikud, ma julgen arvata, et isegi ei tea, kas nende mootor on rihmaga, ketiga või pole seal, läheb ta imejõul edasi see masin. Et mulle tundub, et see vist arvatakse olevat sellise kalli luksusauto asi või ainult hästi suurte mootoritega automasin? Jah, ta oli mingi vahe, oli ta kindlasti pigem suuremad diiselmootorid, suuremad bensiinimootorid, pigem V8, V6, aga tänapäeval nüüd juba Vaaggrupil näiteks on isegi ka alla 2-liitrised mootorid kõik kettülekandega ja on ka nendega probleeme täpselt samamoodi, et isegi võib-olla kõige rohkem nii-öelda tuleviku mõistes, et hakkab olema neid probleeme. Nüüd on, kui vahepeal oli hammasrihm, oli nagu A&O, kõik kasutasid ainult seda, et odav teha on ju, vajab regulaarset vahetust, ei ole kallist toota, siis nüüd on tootjad läinud kettide peale uuesti tagasi, et nüüd leiab neid absoluutselt põhimõtteliselt iga mootori pealt, iga tootja on. Meil on siin üks Toonor kõrval, mis on Audi A6, minule väga armas masin, olen seda ise omanud ja tead, ma ikkagi ütlen ausalt, et see oli see hirmutamise moment, et kas sa ketti oled ikka ära vahetanud, keegi rääkis siin 100 000 pealt, keegi rääkis 200 000 pealt ja nii edasi. No lõpuks tuli välja, et sõitis ta 150 000 ilma üldse küsimusi küsimata ja sealt edasigi veel, et kuidas sellega nüüd on siis täpselt, ega seda ju ise kontrollida ei saa? Saab kontrollida ise konkreetselt ei saa, saab kuulata, et esimene märk kohe on hommikul külmaga autot käivitades, kui on kõrin sees, siis see tähendab, et on tulevikus, et oodata juba seda, et sellega enam väga venitades ja tasu, aga muidu A6-d nendega on jah, täpselt see oleneb, kuidas autot hooldatud on, et long life hooldusvälp on kindlasti see asi, mis nii-öelda korraku põntsu selle asjal paneb, et kuigi autotootjad ütlevad, et 30 000 2 aastat, et see ikka mureta, siis Eesti inimene keskmiselt sõidab teadselt 4 kilomeetrit tööle, 4 tagasi, nädalavahetusel 100 kilomeetrit maale. Ei jõua see õli soojaks minna ja õlid ei ole nii palju arenenud, et nad nüüd, kui varem 10 aastat tagasi oli 10 000 ja oli kõik, siis nüüd enam ei ole 30 000, see õli ei ole. Ei suuda enda ikkagi viskoossust hoida ja õlisurve on see, mis nagu see ketiprobleemi hakkab põhjustama. Me rääkisime eetriväliselt juba tegelikult nendest toodetest ka. Meil on üks produkt, mis sellele Audile vist sobib, eks ole, on siin ees ja kusjuures tekkis küsimus, et sa rääkisid odavamatest alternatiividest. No kui me räägime esinduse hindadest, siis ilmselgelt on selle vahetus ikkagi tuhandeid ja tuhandeid, aga praegu sa oled välja pakkumas hea alternatiivi. Ja on Swag, Bilstein Grupp toodab mootorikette. Nüüd tegelikult on neid komplekte juba pikalt pakkunud, nüüd ainult uuendus on see, et enam nad ei paku eraldi detaile, kuna lihtsalt tehas nii-öelda ei soosi eraldi juppide vahetust, vaid kogu komplekti vahetust. Ja tegelikult on tegu nii-öelda põhimõtteliselt originaaltootega, et ketigrupp toodab üks sama firma Saksamaal kõikidele Saksa autodele on Ivis ja siit Swagi pakendist leiab täpselt see sama asja. Et kvaliteedi vahet seal sõnades mõttes ei ole. Ja hinnavahe on, seal mõnikord on see 50 €, mõnikord on see 500 €, olenevalt siis komplektist. See konkreetne komplekt on, kui ma eksi, äkki kusagil 600–700 € juures ja ma arvan, et kui see nüüd esindust võttes, see hind on 1000.